ma leidsin need võib-olla need esimesed kaardid üles. Ingri teema oli esimene. aga ma mõtlen, et mida ta seletab siis, kuidas me teame. Kaardis on sign for your quart, ma ei tea, 6. soolist your angel work with you the review and lesson. Kaitseinged olid sulle abiks sinu hinge nagu ajalool, aga nad aitavad töötada läbi neid õppetunde koos sinuga, mis sa oled just õppinud. et järgmiseks eluks oled valmis siis selleks. nagu taevas, ingel taevas funktsioneerib. sa oled tervendav nagu ingel enda armastatutele ja sa teed seda sama parandamist nagu ingel tegi sulle, teed ka teistele. ja sa hoiad tugevat sidet oma kaitseinglitega. They can help you gently recall memories that will allow you to heal your present life. annad mälestustest ja märkidest märku ka sinu eelmise elu kohta ning ja eelmist elu nagu sõingites saavad unes sulle ka appi tulla sinu küsimustes. ja sa saad mäletada ainult unes oma inglite sõnumeid, neid, mida sa suudad läbi käsitleda. kui sa unes näed mingeid märguandeid. Archangel Michael, tugevus ja kaitse, Rapaljon, psüühika, emotsionaalne, psüühilise, vaimse tervenemise ja Reisel, Angel Code Secrets, müsteeriumid ja nagu saladuse müsteeriumid on siis Reisel oma, niimoodi kuulsab kelle poole sa pöördud, nendest siis need aitavad sind. ja nad annavad sulle igal juhul armastuse energiat nagu tingimusteta. hästi raske on nagu algselt isegi asja pihta saada. ta räägib, et järgmine on Aasia. ta nüüd läheb vist jälle kustu või? ma katsun seda siit. Aasia, mis ta Aasia kohta ütleb? ma teen selle ka ja siis ma teen üldse pausi, sest et see läheb juba halvasti. ja võib-olla peaks täna värvima neid insta asju tegema ja teinekord siis seda ma laen selle üles nagu aku täis. Life Aasia influence. kuigi täna on mingi mega kallis elekter 700, aga see arvutist ei võta vist midagi. kurat, mingi Aasia näitab seda situatsiooni või mis asja? lubarmane. et sa oled Aasia kultuuriga seotud eelmises elus, aga oled ka selle kultuuriga. et sisemist tõde otsid, aga samas sa oled ka emotsionaalselt ja võimalustega elus oled ka nagu tegelenud. aga kui sa tabatud meelega, siis sulle suhted ja olukorrad on sügavamad ka nagu, kui sa tunnetad oma tundeid ja kõike emotsioone, siis sa oled oma suhetes sama tundlik ja sügavuti haarad kõike kaasa. et ja siis Hiina kultuuris või seda Aasia kultuuri soovitabki vähemalt läänemaailmast nagu
rännata ja seda rännakut kaasa teha, et siis võib-olla on see side sellega. mul jookseb see tagurpidi sisse, ma nüüd ei tea, kus see Atlantis on. 19, siin oli mingi autoriõigus, et ta nagu suunas mind, kui ma ostsin selle paki, aga siis ma leidsin mingi mujalt ja ma ei tea, kus see mul on. Atlantis. Su sisemist mingit situatsiooni või jõudu, su hingede mälestustest, tsivilisatsioon. Ühesõnaga tsivilisatsioonide või mitmeelulisuse nagu siin kalad ja nagu vee, nagu kõik maailma müsteerium sinu sees või? Utoopiad, et kõik, mis on nagu võimatu või väga-väga müstiline, oled sa selles sees ja see on nagu võimalik või? Ma pean selle koha üles leidma ja ma üldse seda ei leia. Okei, mul Atlantise kohta ei ole vist ja need on üldse teiste kohta. Või olen ma unustanud pilte teha ja siin oli mingi, ta võttis kuskilt screenshotidega reklaamid sisse ja ma ei näegi neid tekste. Authority figures, autoriteetsed nagu eeskujud. Lifetime you followed. See on mõni lammas, ei tule üldse midagi välja. Sul vanemad või õpetajad on olnud figuurs nagu eeskujud, eks ju. Ja minevikus olid su kuju nagu vajalikud. Et sellepärast sul on, et sind on nagu, et sind on nagu näljaselt nagu ära kasutatud või nagu halvasti käitutud, siis nagu tahad mingit eeskuju või. Võib-olla minevikus kardad just ka autoriteerseid kujusid. Ja siis nagu ebaterveid suhteid ja neid liiga tugevad kujud võivad tekitada. Rule standing up for your rights. Ja foobiad võivad tekitada. Ja ebaharmoonia või kuidas on, et ebaõnne või ebamugavust ja nagu väldid see olukorda või neid inimesi nende raskuste või liiga tugevate ebamugavate kujude eest. Ja siis võib tekitada ka depressiooni, et sa ei suuda kõikide eeskujudele vastata ja siis nagu su elu segav. Ja mida rohkem sa iseendat nagu tervendad ja ravid iseendale tegeled, siis saad sellest kõikest raskusest lahti. See läks ikka täiega tuksi. Aga ma arvan, et ma töötlen nad välja ja siis ma võib-olla panen need lõigud üles hiljem ning teinekord ma jätkan seda hoogu ja veinad, värgid, kõik segab nagu praegu. Tegelikult on see Insta-klippide vaimustus, avastus mingi, ma ei tea, kui kaua need on olnud seal, aasta, paar kuud. Nagu ma teen seal
mu kontol on ka see olemas, see Insta ja siis neid klippe ja tantse ja ma ei ole üldse nagu musikaalne nii, aga mulle meeldib olla nagu vaba ja tunda ennast hästi, see ei pea isegi minema nagu päriselt kuhugi välja tantsima, sa elad nagu seal välja ja see on nagu nii lõbus ja kihvt. kuigi neid ma ei tea, kas hele nahk või on see mingi sugune värk, aga nagu paljud ma ei tea, kas mul on mingi vale efekt või muusika need nii-öelda jutumärkides üte India, Türgi, Palestiina või mingisugust sorti inimesed nagu löövad külge või meeldivad minu mingid asjad, mis on nagu koomiline, naljakas, lahe ja samas veider, aga tead, neid, kuidas ütleme, fänne või inimesi on igasuguseid, et seda ei saa pahaks panna nii kaua, kuni nad ei lähe sinu isiklikku ruumi liiga palju. Et selline okei nagu kiitmine või tähelepanu, no see on tavaline või noh, seda võib, aga nagu üleliigne on nagu veider. kõige hullem on siis, kui sa oled nagu ise seotud ja nagu abielu inimene ja sulle kirjutatakse igasuguseid veidrusi, siis nagu mõtlen, et kas inimene süveneb ka, et see ei ole eetiline või nagu ei peaks kõiki asju tegema või ja ongi siis teatud kontingent, kes kirjutab igaühele, kuni keegi vedu võtab. aga ma ei ole enam ju mingi nii täielikult naiivne nagu mingi, ma ei tea, kui ma võiks olla mingi 10, 15 või 20 aastat tagasi on ju, et nagu ma olen päris palju muutunud ja päris palju sama, aga ma nagu ei tunne, et mingid asjad on eetilised ja mõned nagu on, et jah. aga kui ma olen nagu naine ja mul on väga halb olla praegu, võib-olla paremaks, siis mingi hetk ma saan jälle hüpata ja ma asju veel teha siin ja seal. mul on üks vaimustus, teine vaimustus, kõik vaimustused. eks ma üritan siin-seal ikka olla aktiivne nii palju kui võimalik, vahest on paar kuud, paar nädalat, paar päeva vahe. vahel on iga sekund mingi asi väga nagu aktiivselt sees ja väga huvitav ja lõbus ja nagu entusiastlikult annab enesekindlust, julgust ja põnevust. ning jah, peaks veel kooki tegema, ühe toika seal juurima välja, tomateid sättima, poes peame käima, natuke koristama oma kohvi ja teetassid, 4-6 tükki on üleval juba. prügid ära mingi aeg, täna on tõesti kallis elekter, aga võib-olla homme. pesusid tööle, Pärt tahaks mänguasja ära pesta ja nipet-näpet. ma töötlen selle kokku, kuidas ma oskan ja ma panen selle laadima. ma ei jõua kindlasti seda vist täna teha, aga lähipäevad vist ikka. ning vist tegin kulmu, piirasin valesti õliga või. ning loodan, et mul ei tule keskiajakriis liiga kiiresti. aga ma toimetan ja teen. unustasin huuli värvida. ei ole vajagi. ning ja nii ongi. und ei ju. jah, me ei kanna kotusapöörsarmuseid, vahest kanname. siis kui on palav ja paistes, siis ka ei saa alati, iga sekund. minu kõrv hakkas mul üks kõrv jamab jälle, aga kannan jah, et kinni kasvaks. ning ma tahaks toimetada. ta on hästi sombune ja sügisene ja eile-üleeile vist kuum ja keha läks natuke omadega sassi ja
olid muud lootused, aga elu näitab ise oma teed. aga okei, siis praegu, pärast siis teen paremini ja pikemalt.